No nii, jõudsime kohale. Seal on näha, te vist ei näe, aga seal on järjekord ja me oleme sinna järjekorda. Et siin päris pikk järjekord on. Me saame õnneks täpselt puuvillu. Ülitimm. Kui ma ei eksi, oli see vist Eesti eestlase auto ei olnud või? Mari, ütle tere. Igast jah, jõudsime kohale. Ilm on super palav ja kell on mingi 16.52 ja 5 hakatakse sisse laskma. Ülipalav on igastahes. Ma ei tea, kuidas need autod vastu peavad. Aga vast läheb ilm jahedamaks. Praegu võtame siis rehvesid maha. Siia. Nii. Marilis püüab. Ja mis rehvid need siin on, Tutikad rehvid. Jaa. Ilus 45 kõrge jabu. Urmo. Praegu viskame siis rehvid ümber. Et ühed vanad juustud võtsin ka kaasa. Et need paneb praegu alla. Siis need on eelmise aasta tutikad rehvid. Vihmasilmaga sõitsin. Ja siin on siis need tutikad, need lähevad siis lõpus või siis jäävad homseks, ma ei teagi. Vaatame, kuidas sõita saab. Igastast 8 ringi saame alguses garanteeritud ja siis võib-olla natuke veel saab täna trenni teha. Eks see näha ole.
No nii, esimesed rehvid on tehtud, ülipasad rehvid olid ülilibedad. Nüüd panen eelmise aasta siis tutikatrehvid, mida ma kasutasin vihmasõidul. Vaatab, mis nendega on, aga ilm on suht palavaba. Pilvast hoiab ennast enam-vähem, et lõõbik on veits kõva, aga jah, siin on 2 tiiru korraga, üks tiir kestab 55 sekundit, mis on tegelikult päris pikk sellise kuuma ilmaga, et see õhk ise tegelikult on juba nii soe, et see nagu ei jahuta üldse. Aga vast peab vastu ja need rehvid olid ülihalvad, ülilibe oli. Aga vaatab, mis saab. sai siis need nakangid ära sõidetud, aga noh, siin natuke nagu igal pool natuke nagu rehvi on, aga samas ülikähku viskas tükid välja ja need olid eelmine aasta mul vihmavee siis rehvid ja nüüd kulus suht kähku ära, et ma ei saanudki nagu 4 tiiru nagu normaalset trenni teha, et veits kehva, aga no ma ei tahtnud siit ka neid võtta, kuna siis oleks kuradi halb kuradi
ilma jooksuta olla. No nii, tõstame need rehvid peale ära, sealt tuleb äiksepill peale, et õnneks meil telki ei ole, et telgivendadel võib-olla väike hirm, et telgid lendavad laiali. Aga rehvid asjad pääle ja hotelli ajama. Urmo, pane asjad kokku. Pane asjad kokku. Doesn't touch that. Don't touch that. Jõudsime hotelli, pestud ja Urmal on pestud, Mari veel sätib ja kohe lähme siis kuhugi välja sööma. Ma arvan, et lähme. Ma mäletasin, et siin hotellis oli konditsioneer ka, aga ei ole. See ei ole hullu. Vast, kuigi veri suht palav on tegelikult ju. Otse siin kergelt märg jälle. Ja õlled on ka külmas kraanikausis, nagu ikka hotellides on. Nii, oleme tulnud siia, täna on siis laupäev, võistluspäev. Proua Ann teeb seal üleval, teeb trenni ja ma lähen kohe koosolekule. Ja Pill, ma arvan, on valmis. Mari on ka valmis. Urmo ütleb ka tere. Tere. Let's go to final A. And in final B will be participant drivers from nii, praegu Urmo siis vahetab siin rehvid. Paneme kvalli ajaks siis uued rehvid alla. Meil oli tükk aega siis nagu spekulatsioon, et mis me teeme, sest meil
rehvidega on tuugad, need on viimased tutikad rehvid ja siin on veel mingi hästi vähe, aga samas ähvardab vihmaga kella 5 pidi sadama hakkama ja juba praegu tibutab, et võib-olla ei lähegi rohkem rehve vaja. Ja Est Detailing Tartus, kui tahate kiletada, siis aitavad teid, et nemad pidi 16 tolli rehvi meile andma, kui läheb vaja. Nii et jah, praegu siin päris kaua oleme passinud, 60 street klassi osalejat on ja meil on siin ülihea Läti kali, ülihea. Aga jah, hakkan riideid vahetama ja lähen järjekord ära, et 20 autot on umbes veel, siis tuleb minu kord. Ma ei tea, kas mind on üldse siin kuulda, aga saime siis kvalli tulemused teada ja mina sain siis esimene tiir oli 59 punkti ja teine tiir oli 64 ja sain 33 või 32 ja 33 ja 31 sai edasi, seega jäin välja räigelt pask tunne. Ma arvasin, et ma olen nüüd selle 70 piiri kätte saanud, aga ei saanud ja ei saa mingit tagasisidet ka, et vast siis Eestis kehalast saab natuke rohkem, et siin nii palju lätlasi. Aga pask tunne. No just siis kehalas vast läheb paremini. Davai, praegu läheme sööma ja vaatame siis semipro võistlusi. No nii. Vaatasime siis teiste poiste lahingut ka ära, Ragnar Viinapuu, Vampiro ja Sibula Racing. Ei läinud hästi, et kõik said kaotuse, nii et ei läinud meil nii hästi eestlastel siin Lätis, aga 10. on kehalas, et vaatame, mis seal on ja palju lätlasi sinna tuleb, aga ma arvan, et aitab küll, et seda hakkame kodu poole sõitma. Davai, tšauki!